edasi, et mis on nüüd nendele pankrotistunud ettevõtetele iseloomulikud näitajad. Ehk siis, kui ma rääkisin sellest tüüpilisest pankrotist, ebatüüpilisest pankrotist, siis nende mõlema pankrotiliigi puhul on olemas kindlad need iseloomulikud näitajad, mille osas me saamegi öelda, et need on pankrotis või pankrotistunud ettevõtted või need on maksejõuetud ettevõtted. Ehk siis, need on ettevõtted, kellel on esitamata majandusaasta aruanded 2 ja enam aastat. Ja antud tüüpilise pankroti puhul, mis läbi viidi eelmisel aastal 308 tükki, seal on siis sealsetel andmetele tuginedes on siis 94 juhul majandusaasta aruanded esitamata 2 ja enam aastat ja 3–14 aastat on esitamata 48 juhul. Tekib ju õigustatud küsimus, et miks siis nemad on sellised? Miks nemad on need, kes jätavad esitamateks? Ja kuna 2014 aasta aruanded on lihtsalt niivõrd vähe esitatud ja siis tõesti võib öelda, et 22 ettevõtet sellest 308 on sellised, mille osas me saame öelda, et 2014 aastal on nad teinud käivet siis 22 peale kokku 6,4 miljonit ja 20 peale kokku on siis 890 miljonit. Ehk siis, kui meil puuduvad aruanded, meil puudub informatsioon, siis me ei saa teha tegelikkuses teile mingisugust suuremat statistikat, et milline on ikkagi nende ettevõtete olukord siis tegelikult. Kuigi ma võin ka öelda seda, et ammu pole mingi ime ka see, et pankroti läheb ettevõte, kelle jaotamata kasum on miljonites, mis minu jaoks teisisõnu võiks öelda ikkagi pigem seda, et ta ei peaks mitte pankrotti minema, vaid omanikele dividende hakkama maksma. Et iseenesest ei ole tõesti need finantsaruanded enam ammuilma informatsioon, millele tuginedes teha mingisuguseid paikapanevaid krediidiotsuseid. Nii, ja siin on natuke siis veel statistikat 2013 aasta kohta, ehk siis selles 308-st on esitanud neid kõigest 76 tükki, ehk siis 25%. Võin näidata ka huvi mõttes vale fail. Okei, ma oleks tahtnud näidata praegu kehtivaid pankrotte, kus on majandusajast. Ei, ongi. Need on nüüd kõik täna pankrotimenetluses olevad ettevõtted. Neid on 520 tükki. Ja kui me siin niimoodi linnulennult üle vaatame, siin on nüüd see esitamata aruannete info, siis te näete ise ka. See on see taustpilt. See on see nendest ettevõtetest, kes on pankrotti läinud ja nende aruande kohustust on jäänud täitmata. Mina tõepoolest ei tea, miks need ettevõtted saavad krediiti. Kui nad ei saaks krediiti, siis nad ei jääks võlgu. Mina seda ei tea, aga krediiti on nad saanud ja võlgu on nad jäänud. Võlgu siis nii maksuametile kui eraisikutele ja selline on see üldine taustpilt siis. Kuidas teile see tundub? Kas see on mõistlik? Mina, kes ma olen turul olnud 12-15 aastat oma ettevõttes toimetanud, mina näiteks ei luba endale sellist luksust, et ma jätan aruanded esitamata aastateks. Ja mind riivab see. Kuskil on seltskond. Kellel on see lubatud? Nii, ja kui me vaatame nüüd ka, kui ma enne ütlesin, et me ei saa kunagi panna paikapanevat põhjendust sellele, et kui palju tegelikkuses pankrotti ikkagi minnakse, kui millistes summasuurusjärkudes, siis siin on iseenesest väga kenasti näha, maksuvõlad on 0, võlausad on 0, meile pole informatsiooni jõudnud, aga ettevõte on pankrotis. Vaadake, mis siin majandusaasta aruannetega juhtub, eks. Ja kui me paneme nüüd selle numbrilises väärtuses siin kokku, siis neid ettevõtteid hetkel on 111 tükki 530, kelle kohta meil puudub informatsioon, et neil oleksid võlad. Sest võlgnimusi pole näha. Nad on varjatud. Nad on varjatud juba ainuüksi seetõttu, et aruanded on esitamata, aruannetest me ei saa seda infot vaadata. Mis neil seal üldse on? See on siis selline pankrotistunud ettevõtte taustpilt.
see on siis üks pool sellest, mis uhke see pankrotistunud ettevõte neile paistab. nii.